Tere! Täna ma loen teile oma romaani Eessõna. See romaan on mul täpselt poole peal. Tükk aega see on mul seisnud, sest ma ei ole suutnud otsustada, mida meespeategelasega teha. Kas jätta ta ellu või lõpetada lugu õnnetumalt. Aga selle romaani Eessõnas ma avan natukene kaksikleekide tausta, sest see suhe, mida see romaan kirjeldab, on inspiratsiooni saanud kaksikleekide lugudest. Nii, ja pealkirjaks ma panin talle Lilit, must kuujääras. Ja eessõnas ma siis kirjeldangi seda täpsemalt. Kui ma olen selle teile ette lugenud, siis võite kommentaaridesse pärast ka jätta, mis te arvate, kas see armastuslugu võiks olla pigem õnnelikult elu lõpuni lugu või tähendabki siis see naise eneseleidmine pigem seda, et ta ei vaja enam kedagi oma ellu. Mind täitsa huvitaks teie arvamus. Siis ma tean, mida ma selle meespeategelasega teen. Kas ma lasen tal romaani lõpuni elada või koristan ta enne lõpu jalust ära. Aga legendide taustast ehk siis eessõna. Legendi järgi loodi Lilit samast mullast nagu Aadam. Erinevalt Eevast ei olnud ta tehtud Aadama küljeluust, vaid võrdväärsena. Kui Aadam nõudis temalt allumist, keeldus Lilit seda tegemast. Ta lahkus Eedeni aiast, eelistades vabadust allumisele. Hilisemates pärimustes kujutati Lilitit metsiku, sõltumatu ja mõnikord isegi ohtliku naisjõuna. Temast sai sümbol, mis esindab iseseisvust, seksuaalset autonoomiat, mässu autoriteedi vastu, allasurutud instinkte, naiseliku jõu tumedamat või varjatud külge. Kaasaegses esoteerikas ei nähta Lilitit teemonina, vaid tegelasena, kes keeldus loobumast oma identiteedist ja vabadusest. Lilit oli naine, kes julges rääkida tõtt, olla tema ise, mitte mehest madalam. Lilitiks kasvamise teekond on igal naisel erinev. Üks võimalus selleks on kaksikleegi teekond. Liliti sümboolika ja kaksikleegi teooria pärinevad erinevatest traditsioonidest. Lilit on mütoloogiline ja astroloogiline sümbol. Kaksikleegi idee aga kaasaegne vaimne kontseptsioon, kuid esoteerilistes ringkondades tõlgendatakse neid sageli koos. Kaksikleegi narratiivis kirjeldatakse sageli suhet, mis toob pinnale sügavad haavad, varjatud ja allasurutud osad isiksusest. Just siin nähakse paralleeli Lilitiga, sest ta sümboliseerib autentset mina, mida ei saa sundida alluma. Allasurutud viha, iha ja sõltumisvajadust. Kohti, kus inimene kardab hülgamist või kontrolli. Sisemist mässu ja individuaalsust. Kaksikleegi teekonnal tõlgendatakse Lilitit sageli kui jõudu, mis ei lase inimesel jääda ebaautentsesse rolli. Kui suhe põhineb sõltuvusel, idealiseerimisel või eneseohverdusel, kipub Liliti energia neid mustreid esile tooma. Samas saab tuua paralleeli ka astroloogilisest sümboolikast, sest must kuu ehk Lilit, paiknedes jääras, võib viidata kaksikleegi teekonnale ja väljenduda erinevates õppetundides, mille eesmärk on vaimne kasv ja eneseleidmine.
Enesearmastus, mille tulemusena lõpetatakse tunnustuse ja armastuse otsimine väljaspoolt, sest sisemine rahu ja tingimusteta armastus enda vastu saab kõike hõlmavaks. Selle teekonna eesmärk on iseenda valimine. See tähendab, et suurimad õppetunnid on säilitada identiteet ka tugevate tunnete keerises. Oskus eristada armastust sõltuvusest. Kaksikleegi kogemuses võib see tähendada perioodi, kus inimene peab valima iseenda kasvu, isegi kui see viib lahusolekuni. Kaksikleegi õpetuses räägitakse sageli jälitaja põgeneja mustrist. Sellisel juhul ei pruugi eemaldumine tähendada armastuse puudumist, vaid soovi taastada oma autonoomia. Küllap seetõttu astroloogiliselt Lilith Jääras tugevdabki vajadust vabaduse järele. Tekitab vastupanu kontrollile ja annab impulsi eemalduda, kui tuntakse survet. Lilith Jääras on seotud ka vihaga. Esoteerilises tõlgenduses nähakse, et kaksikleegi suhe võib tuua pinnale vanad hülgamishaavad, ebaõiglustunde ja allasurutud eneseväärtuse küsimused. Selle asemel, et viha maha suruda, kutsutakse inimest uurima, mida see viha kaitsta püüab. Mis on selle taga? Lilithi üks keskseid sõnumeid on järgmine. Ära loobu endast, et olla armastatud. Kaksikleegi õpetustes peetakse üheks suurimaks õppetunniks arusaamist, et ühendus ei peaks hävitama individuaalsust. Lilith Jääras rõhutab eriti tugevalt õigust olla omaette terviklik inimene. Kui Eeva sümboliseerib mõnes mõttes mütoloogilises tõlgenduses kohanemist ja partnerlust, siis Lilith sümboliseerib vabadust ja enesemääramist. Kaksikleegi teekonna kontekstis nähakse mõnikord, et inimene peab integreerima mõlemad pooled. Võime armastada ja ühendada ning võime jääda iseendaks. Selles tõlgenduses ei ole Lilith takistuseks kaksikleegi ühendusele, vaid jõud, mis sunnib suhet muutuma, ausamaks, teadlikumaks ja vähem sõltuvuspõhiseks. Tasub siiski meeles pidada, et kaksikleegi kontseptsioon ja astroloogilised Lilithi tõlgendused on vaimsed ning sümboolsed uskumussüsteemid, mitte teaduslikult kinnitatud nähtused. Nende väärtus seisneb eelkõige enesevaatluse ja isikliku tähenduse loomises. Kuid see ei ole raamat astroloogiast ega vaimsetest õpetustest. See on lihtne lugu naisest, kes püüdis aastaid olla mõistev, tugev ja käituda õigesti. See on lugu armastusest, mis ei mahtunud tavapärastesse raamidesse. Lugu valikutest, millel oli hind, ning kohtumistest, mis raputasid kogu senist maailmapilti. Mõnikord ei ilmu meie ellu inimesed selleks, et meiega jääda, vaid tulevad selleks, et näidata meile peeglit. Et sundida meid nägema kõike seda, mida oleme enda eest varjanud. Kas see peegel on armastus, saatus, kaksikleegi ühendus või lihtsalt inimese enda hing, jääb iga lugeja otsustada. Selles romaanis on kirja pandud Lilithi lugu. Naise lugu, kes arvab, et otsib armastust, kuid leidis iseenda. Nii. Anna siis teada, mis võiks lõpus peategelastest saada. Kumb variant sulle rohkem meeldib? Kas Lilith ja Max jäävad lõpus kokku? Või koristame emma-kumma eest ära, et loo lõpp võiks olla hoopis midagi muud ja põnevamat.
olen tänulik sinu arvamuse eest.